Tere tulemast Eesti Punase Risti podcasti. Minu nimi on Erik Rüütel ja täna meil on külas näitleja Katriina Libe. Tere, aitäh kutsumast. Tere, väga meeldib. Katriina, me täna sinuga esimest korda tegelikult rääkisime telefoni teel. Aga ma tegelikult võtsin sinuga ühendust mingisugune hetk. Millal see oli? See oli... Issand jumal. Eelmise aasta sügis või suvi või... See oli nüüd, ei mäletagi. See võis olla suvel või kevadel. See oli seotud sellega, et ma lugesin kuskilt ajakirjast või ajalehest ühte artiklit, mille sa oled kirjutanud. See artikkel oli sellest, et kuidas see sõnastus seal oli, see oli nii hästi nagu öeldud, et see oli seotud sellega, et... Tead, see oli... See pealkiri paberlehes oli edukultus sünnitab diagnoosi iha. Ja, aga see lause oli seal, see oli see, et kui ma tunnen, et... Vist algas sellest, et kõigil ümberringi on mingi diagnoos, ATH siis enamasti, ja nad läksid seda diagnoosi küsima sellepärast, et nad tundsid, et nad on laisad, lohakad ja rumalad, aga minul ei ole seda diagnoosi ja ma ka tihti väga paljude asjadega ei saa hakkama ja mul on ka olnud omad raskused elus. Et siis tekib mul see tunne, et aga siis mina vist ikkagi olengi laiskloll ja lohakas. Ja. Et see justkui, et see diagnoos justkui valideerib selle. Tead nagu, et nüüd on mul okei olla seda, sest ma sain selle diagnoosi. Jah, selles mõttes ma olen väga tänulik sulle, et sa kirjutasid. See tegi mul südame väga soojaks, sest et ma sain väga palju ka kurja kirju ja sõnumeid, millest ma saan aru, aga ma vist, ilmselt ma siis kuidagi ikkagi ei sõnastanud päris nii, nagu ma tahtsin, sest et ma ei taha kuidagi kellegi diagnoosi küsimärgi alla seada või kuidagi ära võtta talt seda rahu, sellist ütleme, et endaga rahu tegemist, mis see on talle andnud. Ja mul on ümberringi nii palju inimesi, kes on saanud näiteks ATH diagnoosi, keda see tõesti on aidanud, keda ravimid on aidanud, keda see teadvustamine on aidanud. Aga see on nagu selles mõttes, see on minu meelest nagu pool sellest tervikust. Et seal on ka väga, selles mõttes on väga palju inimesi, kes samamoodi ei saa oma eluga hakkama või kellel on mingisugused probleemid, aga neil ei ole mingit diagnoosi. Täpselt. Mingi hetk tuleb ärevus, tuleb depressioon tagasi. Selles mõttes, et võtab jälle ravimeid, käib teraapias, jälle tuleb tagasi. Et on nii palju inimesi, kes on oma eluga kimpus ja nad ei saa mingit sellist katusdiagnoosi. Ja siis nad tunnevadki, et mina siis lihtsalt olengi see laiskloll ja lohakas. Äkki, kas sa oled käinud psühhiaatri juures, et küsimas seda diagnoosi? Ja ühe korra käisin, ei saanud. Ei saanud? Ja, aga selles mõttes ma olen üsna kindel, et ma võiks selle ka saada, kui ma muudkui jätkaks seda teekonda. Mul on lihtsalt endal, mis pärast ma küsin seda pool naljaga, samas päris mitte, sest see on hale naljakas, on just see, et kunagi ise juba aastakümneid tagasi ülikooli ajal esilakselt siis psühholoogiat õppides ma küsisin meie psühhiaatria õppejõu käes, kes oli, ongi psühhiaatri kliinikus töötav psühhiaater, et kas teil on kunagi olnud 30-aastase karjääri jooksul inimest, kes on tulnud teile vastuvõtule ja lahkunud ilma diagnoosita? Ja ta ütles mulle, ta korra mõtles niimoodi ja ütles, et ei ole. Ja ma ütlesin, et aga see ei saa nii olla ju, et juhuslikult äkki teile satub nagu inimene, kes on ikkagi nagu terve. Ta ütles, ei. Et meile psühhiaatria kliinikusse satuvad ikkagi haiged inimesed. Ja isegi siis noore psühholoogina ma jäin skeptikuks. Et see ikkagi nii olla ei saa ja kus on see normaalsuse patoloogia piir ja me tänapäeval teame seda, et see ikkagi väga palju ajastu muutumisega ja inimeste muutumisega, kultuuri muutumisega ka liigub kaasa. Eks ju, et mis on normaalne ja mis ei ole, et kus kohas. Ja võib-olla see ei ole isegi piir, vaid see on äkki mingi ala, et ma ei taha öelda, et nagu hall ala on, aga võib-olla mingi oranž ala, tead nagu selline, kus, et sa justkui nagu oled kriitilises kohas, aga et see ei ole veel patoloogia. Ja mul on selline mulje jäänud, et eks ole ATH on nagu spektrihäire, et see spekter on väga lai ja mingi hetk oli, ütleme, et nagu siin otsas need inimesed, kes selle diagnoosi said, aga nüüd, et see spekter ütleme, et see ala, kes selle diagnoosi siis saavad, see muudkui järjest suureneb. Ja ma saangi aru, et seal ei olegi muud kui lihtsalt, kui sa tunned, et see segab su elu, siis ja ravimitest on abi, mingisugusest oma elustiili muutusest on abi, et siis miks mitte, kui see aitab sul elada. Aga ma näen seda nagu, et äkki seal nagu teisel pool on natuke mure, et aga miks me siis oleme jõudnud sellisesse kohta, et
et noh, et kõigil mu tuttavatel on nagu häire, on psüühika, see on tegelikult psüühikahäire, neil on psüühikahäire, sest nad ei tule selles ühiskonnas toime. Et järsku see probleem on kuskil mujal. Ja vot see on ka seal juures, et ma näen kõrvalt palju seda, kuidas mingi diagnoosi saanuna kogu oma elu mõtestatakse nagu lahti selle diagnoosi ümber. Et vot just sellepärast 5 aastat tagasi ma tegin seda, sellepärast ma vahetasin töökohti, sellepärast ma lõpetasin selle suhte, sellepärast ma ei ole kunagi saanud seda teha. Et tegelikult inimene on ju palju komplekssem, et nagu kõike ei saa seletada ühe diagnoosiga. Ja natuke ma tunnen ka seda, et elu ongi raske, võib-olla praegu ütleme, et selline sõjahirmu aeg on meile seda näidanud, et elu ongi tihti lihtsalt väga raske. Ja selle taga ei olegi diagnoosi, vaid lihtsalt tööl käimine ongi raske. Väga paljude jaoks. Ma ise olen seda siin ka mitmes kohas nagu erinevalt moodi välja nagu öelnud või niimoodi mõttena pakkunud, et võib-olla, kui me räägime vaimsest tervisest üldse, me ei peaks nagu rääkima, et leia tasakaal või otsi tasakaal või tead nagu, et kuskil on mingi tasakaal, mingi müütiline tasakaal on kuskil, et ma töötan ise inimestega, töötan keeruliste inimeste isiklike probleemidega, meeskondadesiseste raskustega, nende lahendamisega ja ma ei näe seda tasakaalu mitte kunagi mitte kuskil. Ja samamoodi ma ei öelda nagu seda psühhiaatrid, võib-olla minule tulevad haiged inimesed, eks ju. Aga ma arvan, et see on, nagu sa ise ütled ka, et see on nagu inimeseks olemise osa on see, et sa ikkagi liigud nagu ikkagi erinevate kriiside vahel. Et on need väiksed kriisid, suured kriisid, et see on kogu aeg kulgemine nagu sellisest, et see tasakaal on mingisugused hetked ainult. Et kogu aeg oled sa ikkagi tasakaalust väljas. Ja see on vist normaalne elu. Ja võib-olla on kogu aeg olnud. Ja selle peale ma olen viimasel palju mõelnud ka, et ma arvan, et see on natuke tulnud uusvaimsusest ja mingisugusest sellist võib-olla esoteerilisemast lähenemisest, et on see mingi sisemine, mis iganes sisemine laps, kõrgem mina, mingi ürgne olek, kus ma olen siis tasakaalus, milleni tuleb siis nagu jõuda. Ja selleks pakutakse erinevaid teenuseid, on ju, kuidas sinna jõuda. Et natuke see on nagu naiivne usk, et kusagil on see koht minu sees, kus siis ma nüüd olengi tasakaalus ja mitte miski mind enam ei häiri. Kuidas see tundub, kas see on ikkagi nagu selle sotsiaalmeedia ja sellise viimase 20 aastat, et ütleme 10 aasta sellise kiire informatsiooni hulga tõusuga nagu intensiivistunud, eks ju? Või et mis oli 15 aastat tagasi, et või et isegi ei mäleta tegelikult, mis siis oli, eks ju? Kas inimesed olid rohkem kuidagi taluvamad siis või see COVID muutis kõike või see on siis tõesti see, et on mingid grupid hakanud rohkem muutuma nähtavaks läbi oma selle sama, kas siis esoteerika või sellise tundlikkuse propageerimise, eks ju, et kuskil on mingisugune vaimsus, et pürgime selle poole, et kui sa vaatad nagu ajalugu, kuidas sulle tundub? Aga äkki ongi sotsiaalmeediaga palju seotud, et need on õnnelikud pildid. On inimesed, kes postitavad ainult õnnelike pilte ja siis sulle tundub, et aga mina ei ole kogu aeg õnnelik, et siis järelikult on ikkagi mingisugune moodus või mingi teenus, mille abil ma siis järsku saaksingi kogu aeg õnnelikuks. Või siis sellele, et ma ei ole õnnelik, on ka diagnoos. Et mul on nagu mingisugune inherit, nagu kas siis isiksuslik või bioloogiline põhjus, et see nii ole. See on nagu natukene vastutuse väljapoole lükkamine, aga ma ei saagi. Ma ei saagi saada. Jah, tead, kuulsin just ühelt inimeselt tema siis lapselt, ta ütles, et tema laps oli öelnud, et tema sõbrannal on siis nii hea töökoht, et sõbrannal jäi rott haigeks ja tema ülemus sai aru, et see mõjub talle kuidagi emotsionaalselt raskelt ja ta ei saa täna tööd teha, sest et tal on rott haige. Ja ma ei taha üldse nagu naeruvääristada seda, vaid ma saangi aru, et see ongi mingisugune uus reaalsus, kuhu me oleme jõudnud. Jaa, sa ei kujuta ette, ma töötan erinevate tiimidega rahvusvaheliselt ka, ja üks uus teema on see, et aga kaugtöö teemad. Aga miks ma pean töö juures olles või tööd tehes kaugelt üldse kaamera sisse lülitama? See on ebamugav. Miks ma pean kaamera sisse lülitama? Kas siis ei piisa sellest, et ma lihtsalt räägin?
No tead nagu, et me tegelikult sotsiaalsed inimestel me saame aru, et või meie sinuga vähemalt saame aru sellest, et kehakeelest, mitte ainult nagu sellest parakeele verbaalsusest tuleb väga suur hulk informatsiooni, aga kehakeelest, sellest näost, sellest silmadest, see kõik, et me saame inimesed kontakti, me tegelikult saame aru temast läbi mitte selle, mida ta ütleb, vaid see, kuidas ta seda ütleb. Kuni 90% on seal infot. Ja nüüd tulebki, et aga see on mul ebamugav ja et kui te sunnitate kaamerat nagu tööle panema, ma vahetan töökohta, kuni selleni välja on nagu sellised kriisid. Et kas see on ka siis nagu mingisugune osa sellest, et nagu sellisest nagu mugavuse evolutsioonist? See on jah see tunne, et mul peab olema kogu aeg mugav. Ja kui ei ole, siis kas on diagnoos või siis tuleb nagu seda kuidagi mind ümbritsevat keskkonda tuleb muuta. Ja kõik on ka süüdi kuskil väljapool sellega seoses, eks? Äkki on nii, jah. Aga samas see on nagu kuidagi selline, ma ei teagi kelle kuskile kasti panemine. Et tead, mind tegelikult häirib igasugune selline jutt, et oi, kunagi vanasti oli nii hästi ja nüüd kogu see ühiskond on täiesti hukka läinud, sest et tahaks alati siis öelda, et aga mine siis sinna metsa ilma meditsiini, ilma tehnoloogiata, et mingis mõttes kõik, et ma ikkagi usun progressi, ma usun, et maailm muutub järjest turvalisemaks, järjest enam inimesi saab hariduse, meditsiin areneb, teadus areneb, et lihtsalt kõik need asjad on kõrvalnähud sellel. Jah, võib-olla. Ja ma ise olen ka tegelikult selline, ma nimetaksin seda selliseks nagu romantilises optimismiks, et tead, et kuskil on, et see Trump ikkagi ei ole lõpuni ikkagi selline paha, nagu me praegu meedias seda nagu ütleme. Et ma tegelikult, mina isiklikult arvan, et ma arvan, et ma saan tast aru, et see ei tähenda, et ma olen taga nõus. Aga ma arvan, et ma saan aru, et see, mida ta teeb ja kuidas ta nagu neid teeb asju. Ma oskan, ma suudan tast aru saada jällegi. Et väga paljud inimesed tihtipeale, kui ma seda ütlen välja, tekib ka sellist nagu üllatust, et umbes, et sa oled sellega nagu toetad teda või et siin on erisus minu jaoks. Et mõistmine, eriti võib-olla psühholoogina, et mõistmine versus tead nagu nõustumine. Sama asi, et ma võin ju mõista, kus kohas tuleb suitsiidsus või suitsiidkäitumine või miks ta seda tegi, et teades nagu sügava depressiooni nagu maailma. Aga see nõustumine ei ole seal samas kohas. Kuidas sina nagu suhtud sellesse, mis siin praegu nagu rahvusvahelises poliitikas nagu toimub? No sellesse ma ikkagi suhtun suure hirmuga, et ma vist ei suuda seda kuidagi... Ma ei suuda vist nii kaugele mõelda, et ma kuidagi tahaks Trumpi mõista, sest et ma tegelen ainult oma hirmudega. Aga ma mingis mõttes nagu saan aru, mida sa võib-olla mõtled või millest sa räägid, ma natuke tunnen võib-olla woke liikumisega seoses seda, et kuigi ma kirjutaks kõigele alla, mille suunas woke liikumine tahab liikuda. Mis see sinu jaoks on, see woke liikumine? Siis... No, oma sõnadega, kuidas sa tunnetad seda lihtsalt? Et arvestamine kõikide vähemusgruppidega. Et kõik erinevad mõttesuunad on okei ja me võiksime seda aktsepteerida? Nagu... Ei, no seda ju tegelikult ei ole. Selles mõttes see on sealt puudu. Kõik rassid on okei, kõik orientatsioonid on okei, aga kõik mõtted ei ole okeid. Ahaa. No, seal on mingisugune ratsionaalsus on seal küljes, et kus seda piiri tõmmata? Ja ütleme, et ka viimasel ajal mingisuguste ahistamisjuhtumistega seoses on tekkinud mul see tunne, et jah, ma täielikult mõistan hukka selle teo, ka selle inimese seoses selle teoga, aga nagu täiesti on sellest nagu avalikus diskussioonis puudu see, just see sama, mis sa rääkisid, see arusaamine, mitte et miks ta seda tegi, vaid et see ei ole ju tegelikult mustvalge. Mõistmise pool nagu. Jah, et ilmselt tema tegi seda sellepärast, et ta on kasvanud üles teistsuguses väärtusruumis ja tema kasvatus, tema eelnev elu, tema väärtused nagu on sinna viinud, et tema meelest on see olnud okei, mis ta tegi. Ja see pool on nagu puudu sealt. Jah. Ja, aga ikkagi see woke, et see woke, ma olen seda, mul kuidagi ma olen väga palju nagu jälgin Ameerika meediat, eriti nagu sellist Ameerika komöödiat. Ma olen suur Saturday Night Live'i fänn ja seal tihtipeale tehakse ka nagu isegi sellist nagu piiripealset nalja selle üle, et kus see woke community on ja seal on ju oma, seal on väga palju sellist mõttes nagu minu jaoks, mis see tähendab sellist jah, nagu sellist ikkagi
Vaat see ongi võib-olla sellise liberalismi vasakpoolsuse mingisugune oranž piir, et ma ei taha öelda, et ta on nüüd ekstreem, aga ta nüüd mingi oranž piir, ta ikkagi pushib mingisuguseid limiite. Et minu jaoks absoluutselt igasugune nagu emantsipatsioon ja rassid ja kogu see teema on tegelikult juba paarikümne aasta tagune nii-öelda läbi elatud evolutsioon. Aga kuhu see woke veel nagu läheb? Et kas see, et nagu see enese identifitseerimine, nüüd on ka, me räägime uuesti psühholoogiast ja psühhiaatriast ja psühhopatoloogiast, et kas see enese identifitseerimine mingite loomadena ja esemetena ja oma selle autoga abiellumine ja tead nagu, et ma vaatan, et mingisugune tegelane on, tal on elukaaslane, on see noh, manneken kuju, tead nagu kuskilt mingi tegelane ja siis nüüd nad said lapse, kelleks on siis nukk. Ja ühesõnaga, et ütlesid, et tal on selle naisega nagu väga hea, sest et noh, et kuidagi nad mõistavad üksteist, eks ju, väga hästi. Et noh, et kus see sinu jaoks, võt see nüüd see piir on ikkagi, et kus sa tunnetad, et ma arvan, et seda piiri ei olegi. Piiri, kui sellist pole olemas. Et seda ei saagi olla, ta on ju nii selles mõttes, kus sa täpselt selle piiri tõmbad. Aga kus sa nagu ütled, et noh, et ma aksepteerin seda või tead nagu, et minu jaoks on see normaalne või kus ütled, et võt siin võib-olla see on ikkagi äkki psühhopatoloogia näiteks. Nagu no need näited, mis sa tõid, eks ole, on. Et ka tegelikult see loomadena identifitseerimine, et siin ei saa kuidagi hukka mõista või ei ole ka minu asi öelda, et jumala eest ära kõnni neljakäpukil, kui sulle see meeldib. Aga see on tegelikult ju mingisugune patoloogia, et selles mõttes ja see ongi see on tegelikult väga sensitiivne teema. Isegi praegu, kui me sellest räägime, ju võib ju tegelikult panna mingi tule põlema ja tunnetada, et oi, me oleme nagu väga õrnal jääl. Aga see, et õrnal jääl oleme mingil teemal rääkides, on ju ka juba probleem, et ja miks me ei või sellest rääkida. Vot, ma mõtlen, et tegelikult jah, võib-olla seda piiri peaks tõmbama, sest mina tunnen, et lastele, kellele lubatakse igal pool identifitseerida ennast, ma ei tea, kassina. Tegelikult on see mingis mõttes selle karuteine tegemine nagu mitte nende ettevalmistamine eluks. Kuigi võib-olla jah, nende elu saabki olema selline, et ta võib ka kontorisse minna kassina ja võib siis oma selle kaamera välja lülitada, kui on videokoosolek. Aga no praegu selle sõjahirmu kontekstis, et aga kui tuleb sõda, et kuidas siis selline inimene hakkama saab, et tal nagu kassina siis läheb rindele või... Et mingis mõttes... Ma olen ise kuidagi endale, ma olen ise suur, ei häbene seda välja öelda, et ma olen ise suur science fictioni fänn, ma ei tea, mis eesti keeles science fiction? Ulme, jah, ma olen ulme fänn ja ulme fänn seda moodi, et ma olen alati mõelnud, et kui me siin Elon Musk ja mis iganes sirkustasin vahepeal ei tee, aga ikkagi tahab Marsile minna, et kui me tahame ikkagi minna kaugemale planeedilist maa ja tulevikus, ja ma arvan, et aastasadade pärast me olemegi kaugemal, on Trump olnud või ei ole olnud, et me oleme kaugemal ja ikkagi kuskil, et see elu ei ole ikkagi nii unikaalne, kui me tahaksime arvata seda. No me näeme seda läbi asteroidide nagu samplite ja need. Ühesõnaga, et äkki see võuk ja see aksepteerimine, et nagu selliste erinevate vormide aksepteerimine, äkki see valmistab meid ette ikkagi nagu kontaktiks tulnukatega. Tead nagu, et kuidas sa saad tulnukatega üldse suhelda, kes tead nagu on täiesti teisest dimensiooni loogikast. Et tead nagu, ta isegi ei mahu sulle, tead nagu see vormi, et ta on nagu, et kas te olete nüüd mees või naine, eks ju? Ei, et siin on mingi 8. tasand, on ju, et see valmistab meid ette. Võimalik. See on väga hea teooria. Mõttekäik nagu... Aga kas see kogu voogkultuur on siis nagu tulnukate saadetud meile või? Et nagu ette valmistavad äkki ta on loomulik evolutsioon, et me lihtsalt nagu kuidagi liigume sinna poole või ennast hävitame sel teel. Jah, selles mõttes ma tegelikult ei näe üheski nendest protsessidest, millest me oleme rääkinud kuidagi mingit tohutut midagi väga kurja, et ma näen, et see on lihtsalt nagu ühiskonna arenguga kaasas, et igal ajal on mingisugused võib-olla mitte nii mõistetavad aspektid. Aga kui me nüüd oleme ennast soojaks rääkinud siin erinevate selliste üles visatud teemadega, aga kus sa tunned, et selline, kogu see Punase Risti podcasti fookus tegelikult ongi, need teemad, mis me arutame, on tegelikult õiged teemad. Aga tahaks tuua nüüd sind ennast siia sisse lähemale. Kui me võtame seda keerulist aega, seda COVID-i aega ja
post-Covidi aega, nimetame seda nii, isiklikke muresid, seda rohkem teadlikkust vaimsest tervisest, sõja eskalatsiooni ja selle ohtu Eestile ja praegu toimuvat poliitilist poolt, et kuidas sinu psüühika reageerib sellele? Selles mõttes, et kas, mis mõtted sul on, mis tunded on sul hirmu, millega seoses ärevust või mis on toimunud sinu sees? Ma ei taha nagu hoobelda või uhkustada, aga ma tunnen, et mul on just natukene vastupidi, et ma olen nagu vastuvoolu ujunud ühiskonnale. Et minu jaoks on just võib-olla alates 2020. aastast kuidagi eriti hästi elus läinud, et ma kuidagi olen leidnud oma koha ja väga õnnelikus suhtes, mul on väga õnnelik pereelu, et mul praegu tõesti kuidagi kõik on sujunud, et viimased 4-5 aastat. Ja samas ma näen, et teistel on see kuidagi just nagu vastupidi läinud. Jaa. Et minul on nagu hästi, muidugi see sõjahirm ikka puudutab mind. Ja. Aga tead, ma vist, ma mingis mõttes tunnen just natuke vastupidi. Võib-olla nagu see on see roti haigeks jäämise näide, et mingisugused sellised reaalsed situatsioonid kuidagi annavad mulle rohkem nagu kuidagi mingit jõudu tegutseda. Et nagu mõelda sellele, et ütleme, et sellest sõjahirmus, et mida ma saaksin teha, et oma hirmu maandada, kuidas ma saaksin mingisuguseks kriisiks ette valmistuda, et see tegelikult rahustab mind. Ja see, ütleme, et sellel hetkel, kui ma valmistun mingiks kriisiks, olen ma kõige kaugemal üldse depressioonist, mis ma võin olla. Et pigem nagu mingisuguses sellises ühtlases mugavuses võib-olla on nagu palju raskem mul olla. Kus on see sinu jõud, vaata, kui sa ütled, et see periood on olnud selline pigem nagu selline hea sinu jaoks ja sinu pere jaoks, et kus on see jõud, on see sinu elukaaslases, on see lastes, on see laiemas pereringis, on see kodus, on see rahas, tead nagu, et kus ta nagu ankurdab ennast, et tead nagu selline ressursiline, tead nagu tunnetus, et mul on jaksu ja jõudu ja tegelikult kõik on okei. Ma arvan, et eks ta on selles, et võib-olla enne ma väga palju pistsin rinda mingite vaimse tervise teemadega, et mu vaimne tervis on nagu praegu korras ja ta on ikkagi eneseteostuses ja et ma enne seda otsisin väga pikalt kohta endale siin elus, et ma arvan, ma olen selle leidnud, ma nüüd tean, mida ma tahan teha, mis mulle meeldib teha, mul on mingid eesmärgid, mille suunas ma tahaks liikuda. Jah, mingisuguses tunnustuses. Lähme korraks, ma pean katkestama, sest see on nii huvitav. Vaata, see sama teema, nagu mida sa nüüd ütled, et sa ikkagi ise leidsid selle nagu tee välja sealt. Sul oli mingi periood siis ikkagi, kus sul oli raske. Mis ajajärku see periood jääb? No ütleme, et alates, ma ei teagi, keskkooli ajast. Niimoodi kohe. No eks ta on selles mõttes tõusude mõõnadega, aga jah. Ma rääkisin alles hiljuti ühe näitlejaga, ja ta ütles mulle seda, et lavakas teeb nii seda, oma sõnade ütlen, et ta võtab selle inimese, ta lõhub ta nagu tükkideks ja siis ütleb, et näed, pane ennast nüüd ise kokku. Ja ma olen seda väga palju kuulnud seda ütlemist. Iseenesest, kui sa seda niimoodi ütled, siis minu meelest see ei ole halb, sest et see ongi ju, ütleme, et see on ju nagu initsiatsiooniriitus või see ongi nagu mingisugune protsess, mis inimest tegelikult muudabki selleks, kes ta on. Et miski lõhub ta tükkideks ja siis ta ise paneb ennast kokku. Et kuidas muud moodi nagu selles mõttes ise endaks saada. Aga kas antakse mingi juhend ka kaasa või? Aga võt mina lavaka puhul küll seda ei tundnud, et minu jaoks oli see lihtsalt üks üsnagi raske aeg. Aga see ei olnud võib-olla ütleme, et jah, ma lihtsalt olin ka vales kohas. Et ma ei usu, et minu koht üldse on laval, et ma nagu kuidagi loomu poolest oleks näitleja, kuigi ma olen väga rahul praegu, et ma seal koolis käisin, seda õppisin ja kuidagi selle maailmaga kokku puutusin. Aga ma olin seal jah kogu aeg ikka viimane ja hinded ei olnud nüüd nii head ja eks see nagu selles mõttes, kui sa oled selles keskkonnas nagu kinni, et su elu koosneb ainult sellest, mitte midagi muud ei ole 4 aastat põhimõtteliselt. Ja sul ei lähe seal hästi, siis see ikkagi on õudselt. Ja sa oled veel nii noor ka, ma ei tea, 18, 19, 20 aastane. Et siis see kuidagi, et jah,
vaata sellest kriitikataluvusest räägitakse. Mingis mõttes jah, see on mulle andnud kriitikataluvust, et praegu ma tunnen, et ma üsna hästi suudan vastu võtta kriitikat, suudan seda nagu filtreerida ja siis kuidagi omaks võtta selle, mis minu jaoks on oluline. Aga tol hetkel see ikkagi ei andnud seda, sest et seal selles mõttes, et on osad, kes meeldivad õppejõududele ja on osad, kes siis nii väga ei meeldi ja ma üldse ei arvan, et see ei ole ainult subjektiivne, vaid mõned ongi andekamad ja paremad ja teised ei ole nii andekad ja nii säravad. Aga kui sa näed, et on kõrval need, kes kogu aeg saavad kiita, kes kogu aeg, kes ei saa üldse mingit negatiivset tagasisidet ja sina oled see, kes saab nagu ainsana kogu aeg negatiivset tagasisidet, et siis ta tegelikult ei õpeta kriitikat taluma, ta nagu kuidagi ikkagi lõhub. Ja kui see isiksus on veel tegelikult selles vanuse selline mitte veel nagu stabiliseerunud või kristalliseerunud, eks ju, kuigi ta lõpuni kunagi ei ole valmis, aga siiski, et võib-olla see ka muudab inimest. Kas sa tunned, et kas see kool on kuidagi sind inimesena muutnud? Või on ta siis kuidagi, tead nagu üks paralleel on ka see, et ma siin ühele tuttavale just tõin selle näite, et kuidas et kui me sünnime ikkagi nagu selle liigipõhine puuna, eks ju, et aga see keskkond, see tuul, mis seal ümberringi on ja mis meie ümber on, hakkab nagu mõjutama, et kuhu poole meie oksad arenevad ja kas me oleme nagu väga päikse käes või mitte ja nagu millises me kujuneme, eks ju, et kas see kool nagu sind kuidagi nagu niimoodi ka väänas mingis suunas? Jaa, see on ilus nagu metafoor, jah. Kindlasti, aga ma ei oska vist täpselt sõnastada seda, et mis suunas. Aga kas sa tunnetad, et nagu tagantjärele praegu nagu heas suunas, kas võib nii öelda nagu hea või pigem nagu andis midagi nükest võib-olla ka mitte head? Ma arvan, et mõlemad kindlasti. Jah. Praegu mul see paralleel tekib selle laste multifilmiga, see vaata see Pahupidi, et kus oled sa laste kindlasti vaadanud seda. Mulle väga meeldib see film ja ma arvan, see on nagu selline psühholoogia õppimise nagu alus ka nagu selline dokumentaal, et kuigi seal on nagu niisugused utreeringuid, aga siiski, et need mälestused ei pruugi alati olla ainult rõõmsad. Eks ju, ja selline õppimine ei saagi võib-olla ollagi ainult positiivne, et tihtipeale need keerukamad ajad just on olulisemad vist. Ja ei, ma tunnen küll, et mina nagu olen ikkagi inimesena kasvanud ainult läbi mingite raskuste. See tundub ju loogiline, see on vist kõigi puhul nii. Kuidas sul peale seda kooli on läinud? Mõtlengi, et ma tahaks nagu jõuda selleni, et kus sul see, kui me võime sellest rääkida, et kus sul see raskus tegelikult siis oli, mis sa ütled, et see on nagu imetlusväärne, ma arvan, et praegu paljud inimesed nagu just kuulavad, tahavadki mõista, et millega sa siis nagu kimpus olid ja võib-olla näitlejana sa oskad seda nagu kultuuriinimesena paremini sõnastada mingite nagu näidete või nagu selliste ongi allegooriate või nagu paigutuse, et mis siis sus toimus, kui ta oli kas siis ütleme valesti või viltu või katki ja kuidas sa sealt välja ikkagi tulid? Vot, sa oleks pidanud mulle ette ütlema, et ma sellest pean rääkima, siis ma oleks kuidagi üritanud sõnastada, sest praegu mul pea täiesti tühi ja ma olen üldse nii halb rääkija. Ma kuidagi, selle ma leidsingi 5 aastat tagasi, et mulle meeldib kirjutada. Ja ma suudan kirjutada ja ennast palju paremini väljendada. Et mul on väga raske rääkida. Ja võib-olla sellepärast ei ole mu koht ka laval. Sa kirjutad väga hästi. Kuidas, ma ise alati mõtlen, kui inimene ütleb niisugused nagu kategoorilisi asju, et mu koht ei ole siin või ka seal, et ma ise psühholoogina olen ka nagu otsinud oma kohta ja ma arvan, et jääbki otsima. Ja ma arvan, et see ka muutub. Kas võib olla nii, et meie nagu selline väärtus ja nagu mitte ainult sisemine väärtus, et nagu mulle endale meeldib midagi, vaid ka väärtus väljapoole on erinevatel eluetappidel erinev. Seda kindlasti. Et sa oled olnud ju laval. Jah. Ja praegu sa ei ole nii palju laval. Jah. Et kas ta äkki võib tagasi tulla mingi aeg? Ja kindlasti. Jah, seda on eks erinevad etapid. Aga see raskus, et milles see seisneb? Aga tead, otsi seda tunnet, tead nagu, et kus ta nagu, kas ta, mõnel inimesel on ta nagu isegi füüsiliselt, selles mõttes, et ta on nagu kuskil raskus ja ta võib-olla väljendub mingites vestlustes teiste inimestega või väljendub mingisugustes enda otsustes või tead nagu niimoodi, et läbi selle nagu käitumist tunnetusliku sellise paigutuse on teda võimalik nagu niimoodi kirjeldada, et kas äkki mingi olukord, kus sa tundsid ennast, et näiteks see olukord, ma tundsin ennast nii ja mõtted olid sellised? Tead sa, ebakindlus
ja see pidev hirm kogu aeg midagi valesti teha ja pidev hirm või pidev ärevus või koormus, et ma pean kogu aeg tegema midagi õigesti, ma pean kogu aeg tegema midagi. Et mul oli väga raske näiteks ka vabal päeval lasta ennast lõdvaks, sest et mulle tundus, et ma pean ka seda vaba päeva kuidagi õigesti kasutama või tegema mingisuguseid, ütleme, et ma puhkan, siis ma pean puhkama nii, et oleks ka puhatud. Ja siis ma tegelen kogu aeg sellega, et kas ma nüüd puhkan õigesti? Kas sul oli ka mingisugust tööalast või mingisugust, et nagu eraelust mingit valikut ja niisugust kohta, kus sa ka tundsid, et nagu, ma tahaks nagu mingisugust, et nagu võtta narratiivi, noh, et vaata inimestel on ka see, et me mõistame kõige paremini, kui me nopime teed nagu sellist äratundmist, mitte mudelist, et noh, oli raske periood, niisugune vanus, et nagu selline asi, vaid noh, et muide, ma mäletan, et oli augustikuu ja ma olin seal ja läksin sinna ja siis mulle öeldi, noh tead nagu mingisugune selline, tuleb sul mingisugust sellist mälestust mingist hetkest, kus sa tundsid seda tunnet, et tead noh, et jälle noh, ma olen just kohas, kus ma tunnen, et ma nagu ei tunne ennast hästi. No eks mulle meenustki praegu mingisugused vabad päevad, kui see kuidagi see paine oli selles mõttes, et nagu tööpäeval on see paine mingis mõttes nagu loogiline ja see on mul tegelikult siiamaani, jah. Tööpäevati see ikkagi on. Et see kogu aeg nagu mingisugune... Mis koht see on, kus sa läksid? Mida sa tunned siis, kui sa oled seal? Mida ma tunnen? Pinget. Kus ta on? Mis asi see pinge on? Kas ta on mingi mõte? Kas see on mingisugune surve? Kas ta on mingisugune kellegi hääl peas, mis ütleb sulle, et ma pean olema parim või jõudma? Või no, mis seal sees on? Vot, see on nii keeruline küsimus. Ma ei oska vist sellele vastata. Ei, parim ei pea kindlasti olema. Vot parim, see on juba nagu utoopia. Et pigem on nagu see, et jumala eest ei oleks nagu vale. Vale eksida. Jah, et see oht olla vale, teha midagi valesti on nii suur. See tunne on võtta. Kas siin on mingisugune, võtta alati nagu psühholüütilised psühholoogid nagu alati hüppavad nagu lapsepõlve alati, eks kõikide asjadega. Mulle endale see nagu alati ilmtingimata ei meeldi, aga võib alati nagu otsida, et ma teen alati nalja, et kõikide inimeste eludes me alati võime leida mingisuguse konflikti vanaemaga. No tead nagu, et kui väga otsida pingsalt, et oli üks riid ja see ilmtingimata ei muuda inimest. Et kas siin on mingisugune, tihtipeale siin on nagu klassikalist mõtlemist ka psühholoogias, et kui meil on selline eksimise nagu hirm või mingi tunne kuskil, et sellega kaasneb midagi halba, et see on ikkagi tulnud meile kas siis läbi vanemate või kooli või mingisuguse nagu sellise välise surve, et me tavaliselt seda nagu ise endale, nagu laps ei loo endale seda, et kukub maha ja oi, ma olen süüdi, et see tuleb kuskilt välja poolt. Jah, eks ta tuleb kodust, jah. Et sa võid leida selle, et tegelikult on olnud kodust mingit silda sellist. Jah, eks ta vist kasvatus ja vanemad, eks ju, jah. Jah, aga nüüd me oleme täiskasvanuna õega sellest nagu kõigest väga palju rääkinud, et võt see on ilmselt ka aidanud, et me oleme nagu kõik nii läbi hekseldanud ja rääkinud. Ja kui õde on ikka suur väärtus, siin ma olen ise ka mõelnud, et mul on hea meel, et mul on 2 last, sest et just, et eristada seda, et mis minus on, mis on nagu minust ja mis tuleb sealt lapsepõlvest. Ja kui sul on teine inimene, kes tuleb samast lapsepõlvest, siis sa saad nagu leida selle ühisosa, et see tuleb meil lapsepõlvest ja järelikult nagu need teised probleemid, need on nagu minu mingisugused muud probleemid. Väga hea, väga hea. Ja siis sa saad nagu kuidagi selle lapsepõlve asjaga tegeleda ka. Kas sul õde on ka näitleja? Jah. Kas sul on alati olnud õega selline hea kontakt? Jaa, ma arvan küll, jah. Kas te olete olnud piisavalt sarnased, et see toimib või piisavalt erinevad? Pigem vist piisavalt erinevad. Ja. Nii et ta on olnud sulle toeks ja ka praegu täiskasvanu eas teil on hea suhe, just et ka sa oled mingid hetkel vaadanud tagasi kogu sellele. Jah, on hea suhe ja. Tema on selline hästi, ta on selline ideaalinimene minu meelest. Ta tõesti, tal on 4 last. Ta on varsti mingi 20 aastat abielus vist olnud. Ta on kusjuures psühholoogia magistrit teeb praegu Tartus. Tegi laste kõrvalt ära bakalaureuse, teise siis. Ja töö kõrvalt. Et ta on tõesti nagu selles mõttes, et kodu on korras kogu aeg, teeb mitu korda päevas sooja toitu lastele, et ma ei tea, kust tal see jõud tuleb. On siin ka mingid competitionid teil oma vahel võistlust, et ei tunne sa mingit survet, et ma pean ka nagu või...
eks võib-olla ikka ju võrdled. Ja siis ma mõtlen, et miks mina siis ei suuda, aga võib-olla see viimase 4-5 aastase mingisugune hea koht, kus ma olen, et ilmselt ma olengi suutnud nüüd lahti lasta sellest kõigest. Et mul on kodu ikka tihti ei ole väga korras, aga see pole enam minu jaoks probleem. Aga kas see tuli siis ikkagi mingisuguse, nagu sa ütlesid ka ennem juba sellise eneseteostuse saamisest, et kui sa nagu leidsid enda nagu sellise nagu paigutuse uue siis või, et see aitas ka muud asjad panna nagu omale kohale või kuidagi nagu took the pressure off, võttis pinge maha nendest asjadest. Ilmselt küll, jah. Ja tead, ma olen sellele mõelnud, kusagilt lugesin mingist pühapäevapsühholoogia raamatust, et laps kasvab imetluse peal, et lapsevanemad imetlevad teda. Ja siis ma olen mõelnud sellele, et see on see, mida me nagu suhtes ju ka tegelikult otsime. Ja see, mida me saame teineteisele anda, ongi see nagu selline jäägitu imetlus. Ja kui me mida rohkem me seda teineteisele anname, seda rohkem me nagu nii-öelda parandame teineteise lapsepõlve neid haavu või ütleme, et sellist saamata jäänud imetlust. Ja mul on natuke selline tunne, et see on küll selline tass, mille saab nagu täis valada. Et üks hetk on täis ja siis nagu ongi palju lihtsam olla. Mulle kunagi üks kolleeg psühholoog, ikkagi psühholoogia praktikas ja teraapiat õppimises ka tihti paljud psühholoogid tööta oma vahel ka. Et sa saad endale tagasi sida, et niimoodi mulle kunagi üks psühholoog ütles, üks kolleeg, et just niipidi ma huvitav nagu näite, et kui kellelgi on nagu tähelepanu vajadus, nagu mina, eks ju, et mul on kõrgenenud tähelepanu vajadus, et see ei ole kompensatsioon, vaid see on lapse põlvest tulenenud harjumus. Tead nagu, et väga nagu selline pühapäevapsühholoog ütleb just seda, et sa kompenseerid midagi, et sul on vaja nagu saada tähelepanu. Aga mulle väga meeldis see, et mu kolleegid ongi kõige panevad psühholoogid. aga et jah, et tuleb nagu adekvaatse psühholoogias see, et see on tegelikult selline sinu norm, millega sa ära harjusid lapse põlvees. Et sa said kõrgenenud tähelepanu, see sobis, see on nagu selline oma narkootikumi leidmine. Tead, et mulle see sobib, mulle see meeldib ja isegi ilma selle, et ma ei saagi. Kuidas sul nagu elus tähelepanu on olnud? Nagu, et kas sa vajad seda? Jaa, aga mitte sellist. Mulle meeldib, vaata kunagi isegi noorena või lapsena mõtlesin, et küll ma tahaks, et mind imetletaks, aga mitte nagu mind füüsiliselt siin, vaid et minu tehtud asju. Et ma tahaks näiteks olla arhitekt ja siis inimesed vaatavad, et issand, kui äge maja. Ja siis poest tulen mina neile vastu, nad isegi ei tea, et mina olen selle maja arhitekt. Et ma juba lapsena mõtlesin, ma tahaks sellist imetlust. Ja, sa oled kirjutanud raamatuid. Et kas on sinu arhitektuur? See on võib-olla sellise imetluse otsimine. Et ma arvan ka, et kõigil on need samad kategooriad olemas ühel või teisel määral ja ma arvan, et vaadata seda, kui et keegi mingi asi on halb või hea või et nagu anda mingisugusest, sama asi nagu mingi stigma selle peale, et keegi on ühtemoodi, ongi, et mingi halva tooniga stigma, et see on liiga edev või mingisugune käitumine, et näitlejad on väga palju öelnud, et sa ei saagi olla mitte näitleja, kui sul seda ei ole üldse, eks ju, et seda peab olema. Okei. Ma arvan, et ikkagi siis tuleb leida omale see koht, kus saab, nagu ütleme, et sinu pahed muutuvad sinu voorusteks. Ja. Mis oli see ja kuidas sa leidsid selle nüüd 2020 ja sel perioodil selle mingi uue koha enda jaoks, selle uue eneseteostuse? Kuidas see teekond sinna oli? Et tead nagu, et inimesi kindlasti huvitab just see, et kuidas sinul see nagu läks? Nii, alustan siis hästi pikka juttu. Õppisin ja näitlejaks. Pärast seda, seal on veel siuke nüanss ka, kui ma lõpetasin lavakunstikooli, siis tihti kutsutakse näitlejaid siis teatritesse. Ja nüüd on mõne kursusega läinud niimoodi, et ei kutsuta mitte kedagi. Ja siis nad kuidagi vaikselt ikkagi leiavad oma tee. Mõne kursusega on nüüd läinud nii, et kõiki kutsutakse. Meie kursusel vist oli nii, et mina vist olin ainukene, keda ei kutsutud. Võib-olla seal oli midagi veel. Ühesõnaga, siis ma võtsin ise teatritega ühendust. Ja lõpuks ma ikkagi läksin teatrisse tööle, sest mind võeti ikkagi vastu ühte teatrisse. Aga ma pärast olen mõelnud, et ilmselt ikkagi, et ma nagu tol hetkel ei teadvustanud seda, aga see ikkagi
et mingis mõttes see nullis minu jaoks ära üldse selle võimaluse, et must saaks näitleja, sellepärast et ma nagu tundsin, et kõiki valideeriti näitlejatena justkui pärast kooli ja mina olin nagu ainuke, justkui ma poleks seda lõpueksamit sooritanud. Kuigi tegelikult selles mõttes see pole üldse nii, et on väga palju väga häid näitlejaid, kes ei ole lavakunstikoolist teatrisse läinud. Et see pole üldse kuidagi omavahel seotud. Aga ilmselt ma nagu tol hetkel kuidagi seda ikkagi nagu alateadlikult niimoodi tundsin. Ja siis ma olin aasta 1,5 töötasin teatris ja tegelikult ma sain üsna kiiresti kuidagi aru, et see ei ole ikkagi minu koht. Ja ma vist sain nagu selle pealt aru, et ma kogu aeg tundsin ennast laval hästi ebamugavalt, aga ma mõtlesin, et see läheb üle, et see on lihtsalt nagu see on mingi alguse asi. Aga kui üks hetk ma saingi aru, et see ei lähegi üle, mul on lihtsalt nagu nii halb olla kogu aeg, siis ma sain aru, et see vist lihtsalt ei ole minu koht. Ja siis ma tulin ära, ma mõtlesin, et umbes, et võtan nüüd 2 kuud mõtlemiseks, et siis ma tean kindlasti, mis ma tegema hakkan ja siis läks 8 aastat äkki. Ja sellel ajal ma tegin seriaali näitlejana, tegin vabakutselise näitlejana tööd, tegin ühte saadet, veel vist mingisuguseid selliseid nii-öelda juhutöid. Ja siis ma mõtlesin, ma tahaks õppima minna. Magistratuuri. Ja siis ma vaatasin niimoodi, et millisesse magistratuuri ma üldse saaks oma siis näitleja bakalaureusega. Ja siis mulle tundus, et Tallinna Ülikoolis, et kommunikatsioon, see võiks äkki olla loogiline. Ja siis kuidagi oli nagu viimasel hetkel ma avastasin, et seal on ka selline eriala nagu nüüdismeedia, kuhu ma siis ka andsin paberid sisse. Ja siis sain ma neisse mõlemisse sisse. Ja kusjuures miks ma sinna nüüdismeediasse läksin, oli see, et ma mäletan mõlemat vestlust ja nüüdismeedia vestlusel oli Hagi Shane, see oli siis nagu televisiooniõpe ja Hagi Shane küsis minu käest, et kui sa sisse saad, et kas sa siis tuled ka? Ja ma ütlesin talle, et jaa, ma tulen ja ma tundsin, et kuna ma olin talle lubanud, et ma tulen, siis ma pidin sinna minema. Nii et kuidagi täiesti juhuslikult sattusin ma õppima siis nagu televisiooni tegemist. Mis mulle tundus alguses, et see täitsa on minu rida ja ma üldse tegelikult ei välista, et see võiks minu rida olla, lihtsalt see kuidagi elu ei ole mind sinna viinud ja ma vist olen kuidagi tundnud, et see tele on mingis mõttes nii kinnine maailm ka, et on nagu võib-olla on raske nagu sinna kuidagi sisse murda, aga võib-olla ma veel kunagi murran sinna sisse, et see üldse minu jaoks see uks ei ole kuidagi kinni, et see minu jaoks endiselt väga huvitav maailm. Ja siis ma lõpetasin selle magistratuuri ära. Seal ma selles magistriõppes kohtasin ka oma abikaasat. Vahepeal sain 2 last kogu selle tee jooksul. Ja siis olin tegelikult jälle samasuguses kohas nagu pärast seda lavakunstikooli. Et jälle ma nagu tundsin, et mul on mingi magister käes, aga mida ma sellega teen, tööd mul ikka ei ole, olid nagu mingid nii-öelda juhutööd, aga mul ei ole ikka sellist tööd, mida ma tahaks teha või ma ei tea, mida ma teha tahan. Ja siis tuligi COVID. Ja mul jäi vist isegi lõputöö kuidagi jäi pooleli sellepärast, ma pidin mingit muusikavideot vist tegema. Ja siis kuidagi kõik läks lukku, aga minu jaoks oli just nii hea aeg, sest et ma olin enne kuidagi, võt just selles samas tundes, mis ma rääkisin, et kogu aeg, et see, et ma teen valesti, et ma nagu et siin on nii suur oht eksida, ma ei tea, mis on see õige. Ma selle lõputööga ma mõtlesin ennast nii juhtmesse ja ma kuidagi tundsin, et ma ei taha seda tegelikult teha, aga ma nagu sundisin ennast seda tegema. Ja siis kuidagi oligi lihtsalt nagu kõik on kinni ja lihtsalt istud kodus. Ja minu jaoks see kuidagi oli nagu kuidagi vabastav. Ja siis ma mäletan, ma jalutasin pikalt mitmeid kordi ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga mis on see asi, nagu tegevus, mida mulle meeldib teha. Et ma nagu mõtlen kogu nagu valdkonnast või nagu ametist, aga kuidas ma tahaks, et mu tööpäev välja näeks, et mida ma teeks siis. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult mulle meeldib kirjutada. Sest ma olin ka natukene kirjutanud enne ühele ajakirjale, Pere ja kodu. Ja siis ma mõtlesin üksiti ka, et mida ma veel tahaks teha, et ma tahaks videosid, või ma tahaks kasutada oma seda, ütleme, et video tegemis- või monteerimisoskust, mille ma siis seal magistratuuris omandasin, ja et ma tahaks podcasti teha. Ja siis äkki mingi 4, 5, 6 kuud hiljem mind kutsutigi tööle ajakirja Pere ja kodu, kus ma siis hakkasin kirjutama. Ma tegin seal tol hetkel ka natuke aega podcasti ja hakkasin ka videosid tegema. Ehk siis, et see oli küll minu jaoks selline nagu ilmutus, et mõtle lihtsalt selgeks, mida sa tahad ja siis see tulebki. Ja. Et ühesõnaga jah, see on siis minu teekond ja siis kui ma läksin sinna tööle, siis ma hakkasin kirjutama ka esimest romaani
ja siis ma saatsin selle, kui see sai valmis, ma saatsin ta kirjastusele, ma saatsin ta ka romaanivõistlusele, aga ma teadlikult saatsin ta enne võistluse tulemusi, saatsin ta kirjastusele, sellepärast ma teadsin, et kui ta romaanivõistlusel nagu midagi ei saa, siis ma ei julge teda enam kirjastusele saata, et ma pean igaks juhuks enne tulemusi ta ära saatma. Ja siis, kui kirjastus ütles, et nad võtavad selle vastu, nad avaldavad selle, siis kuidagi ma tundsin, et ma võingi ju kirjutada. Ja enne seda esimest romaani kirjutades ma kuidagi tundsin, et ma nagu, võt jälle see, et ma teen midagi valesti, et ma nagu teen seda millegi arvelt või ma kuidagi varastan aega, et ma peaks nüüd, ma ei tea, miks sa oma lastega ei tegele, miks sa istud siin ja ma ei tea, kirjutad romaani. Aga pärast seda ma nagu olen kuidagi endale öelnud, et ma võingi, see on minu töö, ma saan sellest raha ja et ma võingi öelda, et lapsed olgu seal kodus saavad ise hakkama ja mina lähen kohvikusse ja kirjutan ühe peatüki oma romaani edasi. Jah. Väga huvitav ja oluline ja eriti just see, et sa tegelikult need nagu vastused ja nagu selgus tuli ka nagu käies, eks ju ka nagu just nüüd ütlesid jalutuskäigud ja niimoodi, kui pikalt sa jalutasid? Ma mõtlen, et kui pikk see üks jalutuskäik oli, miks pärast ma küsin seda, sest tänapäeval me tahame inimestele öelda nagu kuni välja selline, et mida ma jalga panin, eks ju, et mis silmaga sa jalutasid, kui mitu kilomeetrit? Oi, ma ei oska seda öelda. Ma ikkagi iga päev püüaks õue saada. Okay. Et püüaks jooksma saada. Kui kaua? Sa oli niimoodi, ma mõtlen, et ajaliselt oli ta pool tundi. No ideaalis jalutaks tund-2, kui saaks, aga ma pole nüüd ammu saanud jalutama. Aga jalutamine on ikka väga mõnus, eriti kui saab loodusesse jalutama. Ja. Sulle meeldis just looduses käia, mitte linnas? Tead, ma ei jõua väga tihti loodusesse, et pigem ikkagi nagu linnas kodu ümber. Okay. Nüüd üks oluline nüanss, mis mulle väga meeldib praegu sellest vestluses, mis nagu niimoodi tuleb välja, ma tahaks maailma vaadet küsida, et vaata nüüd, samas ütlesid, et ma ei ole veel murdnud TV-sse sisse, eks ju versus kuidas sa jõudsid raamatute ja kirjutamismaailma. Et vaata elus mõnikord on nii, et mingisugused valdkonna, eneseteostusvaldkonna uksed justkui iseenesest nagu avanevad, tead nagu, et sa hakkad midagi tegema ja lähebki, tead nagu see ja kuidagi tead nagu ongi raamat väljas ja tuled kirjanik, on ju niimoodi. Et tahaks teha TV-d, aga nagu suletud ring. Samas mingid uued inimesed ikkagi lähevad televisiooni, teevad uusi saateid ja nagu asjad nagu liiguvad. Et kui palju sa nagu maailmavaateliselt nagu näed või arvad, et asjad on sellised, et ikkagi ma kraabin seda ust või ma ikkagi nüüd mingisuguse tööriistaga proovin ikkagi ise teha endale teed sellesse televisiooni või nagu TV-maailma kuidagi sisse, kus on saated ja nii edasi. Ma ei tea, ma ei oska sellele vastata, sellepärast, et ma olen stsenaariumeid kirjutanud seriaalidele. Ja selle maailmaga ma tegelikult tunnen, et ma kraapisin selle ukse lahti. Et ma ikkagi väga mitut asja pakkusin, mis ei läinud töösse. Ma olen ise inimestele helistanud, saatnud stsenaariume, käinud kohtumas, et selles mõttes ma olen seda ust ikka korralikult kraapinud. Okay. Aga samas ma olen ikkagi väga palju tundnud jah, et kui sa nagu mingit asja nagu rammid kuskilt uksest sisse, et siis ei saa. Aga kui sa lihtsalt nagu seisad seal ukse taga juhuslikult, et siis tehakse uks lahti. Et seda olen nagu ka tundnud, et ma ei tea, kumb on see õige. Ja nüüd, kui nüüd uks ei lähe lahti ja sa ikkagi oled kraapinud ja teinud ja oma asju nagu proovinud, neid lugusid on tegelikult nagu läbi ajaloo erinevates valdkondadest, erinevates inimesed, mitte ainult Eestis, et inimesed nagu püüavad ikkagi ennast saada kuhugi, et nad teevad selle jaoks midagi. Et kui see uks nüüd ei avane selles mõttes, et mida sa nagu tunned, või kuidas sa nagu seda paigutad endas, et kas see on see, et äkki ma siis ei ole nii hea või nad ei ole minu jaoks valmis, või äkki ma olen ajast ees. Või tead, et kuidas ta nagu settib sinus? Ei, seda teist varianti kindlasti mitte, aga ma ütlen, et mul ei ole praegu mingit sellist mõtet, et ma õudselt tahaks telet teha. Et ma praegu oma tööga väga rahul, ma tahan kirjutada, ma töötan ajalehes praegu Eesti Ekspressis. Ma tahan kirjutada, mulle meeldib arvuti taga istuda, aga ma lihtsalt tunnen jah, et näitlejatööga ma tean päris kindlasti, et see ilmselt ei ole enam kunagi minu jaoks. Aga selle teletööga ma arvan, et see vabalt võib olla, et elu jõuab üks hetk sinna, et ma olen teles. Aga kui mul on nagu mingisugune küsimus, ja ma ütlen teles ikkagi kaamera taga, kaamera ees ma küll ei taha olla, et kui mul on mingi
soov olnud või mingi ihalus kusagile jõuda, siis see teine variant, et ma olen nende jaoks liiga hea või ma olen ees, siis see pole mulle küll kunagi pähe tulnud. Et pigem ikka see tunne, et ma ei ole piisavalt hea. Ei ole piisavalt hea. No see on seotud ka psühholoogiliselt nagu sisemise kontrolli keskmega, et kus kohas maailm on minu jaoks, et no sinu puhul selgelt on ikkagi selline väga enda nagu taseme nagu vaatamine, et ma arvan, et ma pean rohkem pingutama või no nagu sa ütlesid ka, et äkki ma eksin või noh, et see on nagu sissepoole, et see mõjutab tõenäoliselt tervet maailma. Jah, aga ma tahan öelda, aga ma arvan, et mul on see ka mitte alati väga adekvaatne, aga pigem nagu adekvaatne, sellepärast, et ma nagu näen väga palju seda, et inimestel ei olegi adekvaatne. Näiteks ma sattusin tööle ajakirjandusse, olin ajakirjas Pere ja Kodu, nüüd olen ajalehes Eesti Ekspress ja ma tegelikult arvan, et see on üsna nagu adekvaatne minapilt mul, et ma ei tunne ennast ajakirjanikuna. Selles mõttes, et ma ei olegi klassikalises mõttes ajakirjanik. Ma ei ole seda õppinud, ma ei ole sellist nagu nii-öelda päris ajakirjaniku tööd teinud, et praegu ma töötan kultuuri osas, mis on ka ajakirjandus, see on kultuuriajakirjandus, aga ta ei ole ikkagi nagu selles mõttes, ütleme, et selline... Ja, vorm. Et klassikaline ajakirjandus. Et mingis mõttes ma arvan, et mul on kohati see adekvaatne, see mingisugune taju. Näiteks ma õppisin sünnitoetajaks ka. Ma olen nii palju asju teinud ja pooleli jätnud. Ja seal miks ma seda tööd tegema ei hakanud, et aasta aega õppisin seda tööd, nii-öelda tööd, oligi see, et ma ühele sünnitusele läksin kaasa ja ma tundsin, et ma ei oska seal mitte midagi teha. Ja ma sain aru, et see õppe ei ole tegelikult piisav ja kindlasti sealt on paljud inimesed hakanud seda tööd tegema ja ma arvan, et nad on nagu töökäigus õppinud, mis on ka väga okei. Aga mingis mõttes ma arvan, et see oli mul nagu adekvaatne taju, et mul tegelikult ei olnud sellist ettevalmistust, et ma oleks osanud midagi teha. Hästi. Lõpetuseks küsimus, väike suunakene. Mis on sul nüüd käes või mingi uus asi, mis nüüd lähiaastate jooksul, mis sa tunnetad, et kuhu sa hakkad liikuma, mingit suunda või on see siis raamat või on see siis mingi, et nagu ongi, kas ta siis on mingisugune, ongi, kas ta on saate pool või ongi ajakirjanduse sees või on ta mingi romaan või et kuhu sa tunned, et ma tahan minna, mul on veel see tegemata, et see on siin nüüd üsna lähedal või juba käimas midagi niimoodi. Midagi uut, mingit suunda mingisugust, et nagu... Nii keeruline. Suunda küll ei ole, lihtsalt on mingeid mõtteid, et ma nagu... Just selle sama asja peal, kus sa praegu oled, kirjutamisel. Jah, et ma nagu oma loominguga tegelen kogu aeg tööga paralleelselt, et pigem seal on kogu aeg mingeid uusi mõtteid, mida lihtsalt ei ole aega valmis kirjutada. Aga on mingid konstruktid, et nagu ma toon see näite, et keegi võib-olla nagu ka kirjanikud võivad öelda ka, et mingisuguse inimloomuse selline element, või mingisugune situatsioon, või mingi konflikt, või see asi mind põimib ja ma tahan selle ümber tegelikult luua sellise nagu loo näiteks. Või mis sind huvitab? Neid asju mul on, aga need asjad, ma olen kõik, kui mul see tekib, siis ma nagu mõtlen selle loo sinna ümber ja siis ma kirjutangi selle asja valmis. Et praegu sellist nagu elementi, sellist vaba elementi, mille ümber ma pole veel lugu mõelnud, ei ole. Mis on sul viimase aja selline nagu leid, mis sa tundsid, et see teema mind huvitas ja ma vaatasin seda ja kohe tuli see? Sektid. Nii. Oli see viimase aja. Mis sa tegid sektidega seoses? Kirjutasin ühe seriaali stsenaariumi, tähendab pilootosa ja arendasin välja hooaja ja ka ühe teise pikema teksti. Et see oli asi, mida ma nagu mitu aastat ikkagi vaatasin neid dokke, kuulasin mingisuguseid podcaste ja väga palju mõtlesin selle üle, et just see, et see on nii huvitav, miks inimesed sinna jõuavad. Miks inimesed jõuavad sinna? Mingisugune, kes mingi sotsioloog või psühholoog ütles, et ei ole olemas inimest, kes ei oleks, kelle puhul ei oleks võimalik teda mingisse sekti meelitada. Lihtsalt küsimus on selles, et mis on see nagu konks. Et sektidel kõik ei olegi, ütleme, et nii religioossed, et neil on ka mingisugust teisi selliseid nagu liime, et igal inimesel on mingisugune oma selline, iga inimest on võimalik meelitada. Ma ei tea, kas see muidugi vastab tõele. Sina psühholoogina võib-olla oskad vastata? Jaa, oskan. Aga ma ei vasta. Okei. Katriina, aitäh sulle, me oleme märkamatult rääkinud peaaegu tund aega. Suur tänu sulle selle eest, et sa tulid meie Punase Risti podcasti ja me saime rääkida ja väga spontaanselt ja sinu elust, sinu tegemistest ja sinu suhtest kõikide nende tegemistega, nii et aitäh sulle.
aitäh kutsumast, ma loodan, et mu puterdamisest oli midagi aru saada ka. Kõik oli väga hea.